astub novembri, see on siis selline nagu maskott, üks väga karvane koomik, tema nimi on Aleksandr Popov. Me peame sinuga ka uuesti tegema. Ära nüüd muretse. Tervist. Meil on professionaalne asi ikkagi. Tere. Ma just mõtlesin, et ma alguses karjun inimeste peale, kes te näitasite mul mikrofon on. Tere. Ärge kartke, ma olen Tallinnast, ma tead, ma näen niimoodi välja. See on väga okei, see pole nakka või meestele ega naistele. Sõeluuringust teile juba räägiti, pärast poisid koos lähme. Siit otse käsi käes mööda Tähetanevat. Ma juba kuutan ette, kuidas nad seal kliinikumis vaatavad, et see meil täna õhtul puudu oligi. Aia päkapikk sõeluuringule. Kuhu me oleme jõudnud? Rõõm on Tartus tagasi olla, ma loodan mulle seekord ükski laps kallale ei tule. Teie naerate, tõesti sündinud lugu. Võib-olla sellepärast, et Lõunakeskus, ma ei tea. Huud nägi välja nagu see, kus mina sündisin, aga rohkem eesti keelt. Ei, Lõunakeskus jalutab, mina rahulikult veel kedagi ei puutu, sest et lõuna. Järsku tunnen selja tagant rünnatakse, pööran ümber, seal on pisarates naerev ema, tema kõrval hästi paanikas mees, vist oli isa. Nende ees 5-aastane, kes vaatab sind nagu maksuametnik peale seda, kui sa just OÜ registreerisid. Maksa ära. Ma sain 5-aastaselt jalagast, ma näen välja nagu päkapikk ja väljas oli august. Ma olin tema huudis liiga vara. Ma ei olnud selleks valmis, tema vanemad ka mitte, ma sain aru, aga kohe, kui ta tuvastas, et mina olen päkapikk, siis mulle öeldi, et lastel ei tohi valetada. Või see, kui sa oled ühe korra peksa saanud, ega uuesti ei hakka. 5-aastasega tuli norima. Kuid oli lihtsalt, et miks sa siin augustis oled? Ma olin nii paanikas, et ma ütlesin ühe sõna, mida ma olin kuulnud, aga tollel hetkel polnud kunagi kogenud. Ma olin nagu puhkus. Kokutasin nagu mõmmi aabitse saada. Kohe tuleb karuisa viib mu sauna koos kõigi teiste lastega. Mõmmi aabitse ära ja laste saada. Kutt vaatas mind, mis asi puhkus on, mõtlesin, ma ei tea. Vaatas oma isa, tuli välja, ta pole ka kunagi puhkus olnud. Küsi tema käest, kui ta uuesti hingama hakkab. Aga siis ta küsis mult, et mis ma peale puhkust teen. Mõtlesin, mis ma ikka teen, lähen põhjapoolusele tagasi, hakkan lastele mänguasja tegema. Kuid oli väga hea. Pani mind pingi peale istuma, võttis isalt telefoni ära, hakkas mulle näitama Lego kataloogi. Ma olin 2 tundi südamerabanduse äärel, sest ma ei teadnud, et mänguasjad võivad maksta rohkem kui nafta. Nüüd ma saan aru, miks kõik lapsevanemad näevad välja, et SMS-laen on nõrkadele. Mine osta Lego jõuludeks. Täiesti haigena. Kusjuures mulle nagu detaili täpsusega näidati ära, mis järjekorras millist Lego vaja on, et ma nagu valesti asju ei teeks. Ma enam ei käi Lõunakeskuses. Ma kardan. Ei, Tartu on üldse nagu fantastiline linn lihtsalt sellepärast, et minu läbi aegade lemmik Tartu uudis on autojuhti süüdistatakse rula inimese ründamises. Sellest on neid aastaid mööda, see pole keegi mäletab. Meil oli üks rulakutt, kes jättis koolis füüsika vahele, ta hakkas mäe otsast rulaga alla sõitma, unustas ära, et rulal pole pidureid. Ja samal päeval, kui tema tegi oma kiired ja vihased või hiired ja tihased saad mäest alla selle rulaga. Suutis üks korralik, ma ei ole varem sellist asja kuulnud, et Tartus oleks juhtunud üks inimene autoga enne ülekäigu rada seisma jääda. Ja see oli tema jaoks väga vale päev, sest ta jäi seisma korraks veel, ta ei olnud valmis, et mingi vend, Vin Dieslit teeb mäest alla. Ta vaatas, et kedagi ei ole ülekäigu rajal ja kohe, kui ta sõitma hakkas, sealt oli kaups rulaga. Üle kapoti põõsastesse, Vaene autojuht tunnistas ennast kohe süüdi. Ei ennetanud. Ei ole ära teeninud Tartu kesklinnas sõitmist. Metsasõgene. Ma kujutan ette, kõnelik see inspektor oli, kes seda protokolli vormistas. Kuidas ma seda kohtus seletan? Et jah, see on nagu Mini Cooper, aga ikkagi teine vend on rula. Samas ma pean see võib olla ülikooli linn. Mina seisin ka kunagi Vanemuise teatri ees ja tahtsin inimestelt teada, et ega nad ei oska mulle öelda, kus Vanemuise tänava. Esimest 10 keeldusid. 11. püüdsin kinni pensionäris. Kõlab halvemini, kui see tegelikult oli. Ühel proua laks minust lihtsalt kahju. Ta sai aru, noor mees, järt loll. Tuli juurde, küsis, et noormees,
mis teete siin? Ütlesin Vanemuise tänavat otsin. Ta oli siuke, maja näete. Seal kirjas on Vanemuise teater. Nii. Siit kõrvalt ma olin, ta silmis oli see emalik õnn, vaata, et noh. Jälle üks idioot päästetud. Ei ole nagu suur päev Tartu jaoks, aga Tallinna IQ tõusis korraks. Okei, keegi on veel Tallinnas käinud. Ei, Tallinn on suurepärane linn minu. Või noh, ta ei ole väga linn, mina ei arva, et Tallinn linn on. Me kutsume seda linnaks lihtsalt selle pärast, et noh, muidu tuleb see vend sealt järvest välja, uputab meid ära. Ma ei tea ühtegi teist riiki, kus me räägiks turistidele, et seda me peame kogu aeg ehitama, muidu meid uputatakse ära. Mis asja? Sa räägid, et meil on mingi kodutu, elab järves. Ja kohe, kui linn valmis saab, siis ta uputab meid ära. Kõik on nagu, mis teil Donald Trump kolis linna. See on veel hullem, ta on seal kauem olnud. No, seda ka. Aga ma tulin siia rongiga ja ma olen alati tahtnud 3 tundi teadmata suunas vaguniga sõita. Elron on ületanud kõik minu lootused. Ma mõtlesin, et ei saa paremaks minna, kui nad selle legendaarse suitsuruumiga esimese klassi vaguni ära kaotasid. Aga ei, saab. 3 tundi. Millest pool tundi sa seisad Tapal ühe koha peal ja loodad, et äkki see sõjaväebaas tuleb lähemale. Äkki on õppus, vaata. Kõik on, ei, me lihtsalt hängime, et saaks julgelt edasi sõita. Kui julgelt saab edasi sõita peal selleks, et pool tundi koha peal seisnud. Mis metodoloogia seminaris teie käisid? Ei, Tartu mulle väga meeldib liina, sest Tartu on ainus linn, kus ma olen lugenud sellist lauset nagu minu akadeemilise töö eesmärk on penetreerida eksisteerivat paradigmat. Ja sellest on 10 aastat möödas ja ma siiamaani muretsen paradigma pärast. Sest noh, meil õnneks nüüd on nõusoleku seadus, seda oli paradigma jaoks vaja. Sest kui ma seda teksti lugesin ja vaatasin seda inimest, kes seda kirjutas, ma olin see, et esiteks me peame rääkima penetreerimisest üldiselt kui kontseptsioonist ja teiseks, millega see paradigma selle ära teenis. Ta on paradigma, ta niigi väriseb raamatukogu nurgas, jäta ta rahule. Mine õpi mõni meetod selgeks. Ma saan aru õigusteadusega, no ikkagi, selles mõttes, et teeme mõne meetodi. Ei, mulle juristid väga meeldivad, ma olin kunagi ööklubi turvamees, noh, välimus ei anna märke, ma tean, aga ma tahtsin hakata bioloogia tunni darwinismi modelliks, aga ei võetud saadud. Öeldi, et meil on juba Ahvide planeet DVD peal olemas. Oleme teie elulugu dokumentaalina näinud. Siis ma tulin Tartusse, sain 5-aastaselt molli, igati loogiline progress. Läksin turvameheks. Ja minu turvamehe aja lemmikkliendid on esimese kursuse juuratudengid. Spetsiifiliselt sügis esimesel kursusel. Siis kui nad on hakanud õppima põhiseadust, aga ei ole veel kohustusteni jõudnud. Siin on konnossööre, ma näen, siin on austa. Need on need vennad, kes on sul kell 3 öösel shooter suksed. Mul on põhiõigused. Sul ka, jah? Me oleme suletud. Ma saan aru, mul on ka põhiõigus sinna minna, aga uks on kinni. Mis sa tahad, me teeme nüüd? Üks kui ütlebas, ma jõudan kohtusse ka, vaata, mõtlesin, millest võis kõigisse. Alusta Riigikohtusse on kõige vähemalt. Ei, selles mõttes ma siiamaani ootan seda kutset, ma tahaks näha Riigikohtunike nägu, et mis tegite? Ma ütlesin, 3 öösel põhiõigused. See oli ikkagi teie, mõtlesin, jah. Sellepärast ma seda kommentaari ei kirjutanudki, et ma viisin seda ellu. Aga mõtlesin enne, ma räägin lõpetuseks kurva loo ka, noh, sest et päev on selline. Ma muna käin turvamees, kes mul vahepeal, enne kui minust sai depressioonis Eesti mees novembris, mul oli kunagi töökoht ka, ma töötasin kooliõpetajana. Hingake, mitte Tartus, lastega kõik hästi. Tallinna omad on sõgedad, aga siin on, okei. Peksavad inimesi seda lõunakeskuses. Ja nüüd me oleme ära kooliõpetajaga, ma igatsen kooliõpetamise ajast ühte, mul oli hobi siis, ma vaatasin lapsi. Ma lõpetan selle lause. Kui neid hommikul kooli toodi. Ja ma ei tea, kuidas Tartus, siin on ikkagi intelligentne kraud. Tallinna lapsi tuuakse väga huvitavalt kooli, kui on gümnasistid, siis isad toovad gümnasiste kooli nagu kiired ja vihased film. Auto on kiire, paps on vihane. Kõrvalistmel on gümnasist, kes saadab talle meeme, pangakontot ja vanaema fotot. Tuntud ka kui ämmar. Kanna raha. Esimese klassi lapsi toovad papsid kooli nagu Volt süüa toob. See on hästi segaduses mees. Ta sai samal hommikul teada, et tal on laps, kes käib koolis. See on avastus tema jaoks. Laps on 8, aga nad lõpuks kohtusid.
ja ta ei kasuta GPS-i, sest on Eesti mees, ta teab, kuhu sõita. Ta on mitte kunagi käinud, aga me jõuame kohale. Tema kõrval on suur seljakott. Kui see on tütar, siis seal on 100 taskut ka. Ära küsi, mis seal taskus on, sest keegi ei ole vanaema Chihuahuat 2 aastat näinud. Kui see on poeg, seal on 40 kilo tapeeti. Remont. Ja selle seljakoti küljes on Jeesus. Ja need paps sõiduaja vahepeal küsib, et kas me läheme õiges suunas. Ma ei näe! Ja kohe, kui ta kooli ette jõuab, siis ta enne kui ta 2 toba ära teeb ukse lahti, tõstab sangast lapse välja. Nüüd ma tean, miks laste seljakottidel see sang on. See on papsi sang. Magamistoast välja, sangast kinni, autosse, kooli ette, sangast kinni välja, autosse, tagasi magamistuppa. Ma ei taha rohkem midagi teada, äratage mind aasta pärast. Daamid ja härrad, ma olen Aleksandr Popov, teiega oli tore Tartu. Näeme varsti jälle. Aga ega mul otseselt midagi tarka öelda ei olegi. Mulle tundub, et nüüd oleks aeg jällegi vaadata veidikene liikumist, tantsu, võib-olla midagi muusikat, eks ole. Ja meil on suur õnn ja suur au tuua lavale Tartus kasvanud, aga Saaremaal sündinud ja teadupoolest Emajõe ööbik, lehkav Isamaa. Kui te lähete tema kasukale lähemale, siis te saate aru, millest ma räägin. Teie ette astub Lavia Koidula!